Ma olen sees. Ma olin seal, kui ma esimest korda ründasin. Südant lähestav lõpp, mis sai alguse siis, kui Colorado ema avastas, et tal on jõhker jälitaja. See on palju ja see on kindlasti muutnud mind paranoiliseks igal pool, kuhu ma lähen. Äga päeval, mil ta pidi politseiga kohtuma, kaob Christy Krug jäljetult. Palun, please välja. Kui Christy leitakse mõrvatuna omaenda garaažist, nõuab tema abikaasa vastuseid. Leidke tema. Mind ei huvita tema tabamine. Mind ei huvita nende tapmine. Leidke tema. Aga kas ta võib teada rohkem, kui ta välja näitab? Mul on palju teavet, mis viitab sinu suunas. See on Scandal, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Sierra Gillespie. Kaks 2023 aasta detsembris vapustab 43-aastase Christy Krugi šokeeriv mõrv Colorado osariigis asuvat jõukat Broomfieldi linna. Christy oli armastav abikaasa ja ema, kes pussitati südamesse omaenda kodu turvalisuses, kus ta oleks pidanud olema kaitstud. Kuid kui politsei sündmuskohale jõudis, polnud Christy ega tema pere neile võõrad. Tegelikult oli Christy olnud kohaliku politseiga ühenduses juba kuid, pärast seda, kui ta mõistis, et teda jälitatakse. Olen saanud arvukalt tekstisõnumeid ja täna sain ma väga ähvardava e-kirja, mis ähvardab nii mind kui ka mu perekonda. See on Christy enda hääl salvestisel, kui ta helistab Broomfieldi Colorado politseisse, et teatada jälitamisest. Nagu ta politseinikele selgitas, hakkas ta saama kummalisi sõnumeid 2023 aasta oktoobri alguses. Näiteks see, mis saadeti 2. oktoobril kell 13.02. Seal on kirjas. Tere Christy, siin Anthony. Loodan, et see on okei. Otsisin sinu kohta infot. Käin iga paari nädala tagant Boulderis ja mõtlesin, et võiksime kohtuda. Kas sa oled nõus? Nii et kohe hakkame kõik mõtlema, kes see Anthony üldse on. Siin on see, mida Christy'li abikaasa Daniel Krug lõpuks politseile rääkis. Mis sa arvad sellest Anthony tüübist? Kas ta on selline inimene, kes võiks selliseid asju tegelikult teha või arvad sa, et see on keegi teine? Ma pole teda kunagi kohanud. Aastate jooksul vaid mõned kontaktid. Otse temale, aga mitte midagi. Ma ei ole kunagi temaga kohtunud, ei ole kunagi suhelnud ühegi sotsiaalmeedia platvormi kaudu. Mine. Kõik, mida ma tema kohta tean, on see, mida tema mulle rääkinud on. Nii et killud minevikust ja siis rohkem teavet viimaste nädalate jooksul. Jah, aga see ongi kõik. Nii et ma tõesti ei oska sellele vastata. Nii et Christy saab selle sõnumi kelleltki, kes väidab, et ta on Anthony. Aga siis hakkavad sõnumid lihtsalt niimoodi edasi tulema. 3. oktoobril 2023 saadeti Christyle mitu sõnumit. 11.20. Kas sa oled seal? 14.35. Sa peaksid jah ütlema, kui ma pakun haletsus F-i. 14.36. Mis iganes, nägin su pilte, sa oled paksuks läinud. Võin kihla vedada, et su kaotajast abikaasa ei taha su paksu keha F-ida. Ropendamine. 14.37. Loll ropendamine. Sa peaksid end ära tapma, ära raiska mu aega. Sõnumid jätkusid ja muutusid isegi isiklikumaks. Näiteks see e-kiri 31. oktoobrist 2023. See saadeti kell 14.44 pealkirjaga See tüüp. E-kirja sisu oli järgmine. See, sinu abikaasa, sõidab nagu aedlane vana naine. Ei suuda uskuda, et sa tahad temaga midagi roppu teha, aga mitte minuga. Ta peab ettevaatlikult sõitma. Ei taha kummivoolikut tema summutist eemaldada. Mõnuses oli foto Christy abikaasast, Danist, tema töökoha ees. Ja praegusel hetkel usub Christy, et nende sõnumite eest vastutav isik oli tegelikult tema endine poissõber, mees nimega Jack Anthony Holland. Ja just seda ta politseile rääkis. Mul on väga ammusest ajast endine kallim, kes on viimase 20 aasta jooksul aeg-ajast mind sotsiaalmeedia rakendustes või mujal üles leidnud ja ühendust võtnud. Ja see pole kunagi probleem olnud, kuni selle kuuni. Kuid sel kuul olen saanud arvukalt tekstisõnumeid. Ja täna sain ma e-kirja, mis on väga ähvardav, ähvardades nii mind kui ka mu perekonda. Ja see eskaleerus selleni, et ta tegi hiljuti minu abikaasast pildi tema töökohal. Nii et jälitamine muutub praegusel hetkel juba liiga agressiivseks. Kas ta tegi selle ise? Ma ei tea,
see ongi asi. Minu viimane kontakt selle inimesega oli 4 või 5 aastat tagasi, midagi sellist. See lõppes sõnumitega sotsiaalmeedia rakenduses, kus ma ütlesin talle, et olen õnnelikult abielus. Mul ei olnud huvi selle vastu, miks ta minuga ikka ühendust võttis. Ta tegi suure draama ja siis blokeeris mind. Mina blokeerisin teda ka. Pärast seda pole temast midagi kuulnud. See kõik algas sel kuul. Mul on kogu logi olemas. Mul on kõik sõnumid. Mul on e-kiri ka olemas. Ma ei ole üldse vastanud ega suhelnud. Aga sõnumid algasid 2. oktoobril, kus ta palus kokku saada ja ütles, et otsis mind ise üles, tsitaat, sest ma pole talle kunagi oma telefoninumbrit andnud. Ma pole talle kunagi oma e-posti aadressi andnud. Ma pole talle kunagi mingisugust kontaktinfot andnud. Ta lõpetas sellega, et lootis, et ma tapan enda ära. Ma polnud temast üldse midagi kuulnud kuni tänaseni. Täna saatis ta mulle e-kirja, kus oli pilt minu abikaasast ja küsis, kas see on minu abikaasa. See on hiljutine pilt, kas tänane või tehtud viimase paari päeva jooksul, sest see on tehtud tema töökohas ja maas on lumi. Ja ütles, et loodab, et ta sõidab väga ettevaatlikult ja et midagi ei satuks tema summutisse. Nii et mina ei ole jälle vastanud. Seega olen ma oma turvalisuse pärast väga mures. Ja et minu küsimus sulle on, kas on olemas mingi tegevusviis, mida võiksin ette võtta, et end selle inimese eest kaitsta? Ja millised võimalused mul siin võiksid olla? Mida sa tema kohta tead? Kas sa tead, kus ta praegu elab? Kas sa tead? Nii et tal pole justkui püsivat kohta, ta rändab ringi. Mitte, et ta oleks kodutu või midagi sellist, aga pärast oktoobri algust ma teda enam ei näinud. Ma maksin internetis taustakontrollide eest, näiteks Truth Finderis. Tundub, et ta on igal pool laiali. Ma ei näe ühtegi praegust aadressi Colorados. Aga on selge, et ta on Colorados. Ja tema kõige esimeses sõnumis mulle oli kirjas, et ta käib Boulderis iga paari nädala tagant või midagi sellist. Nii et ta on selgelt Colorados, ma lihtsalt ei tea, kus täpselt. Ja telefoninumber, millelt ta mulle sõnumeid saatis, ma saadan sulle kogu info, sealhulgas selle telefoninumbri ja e-kirja, mille ta alles täna saatis. Aga see pole isegi kellegi nimele registreeritud. Ma ei tea, kas see on blokeeritud, võntsitud või mis see on. Ja ma ei tahakski teada. Ma pigem ei vastaks sellele ega suhtleks temaga üldse. Ükskõik millistes illusioonides ta elab, et me olevat mingisuguses suhtes. 20 aastat hiljem ja ma pole teda kunagi isegi näinud. Sa tead ju, see on lihtsalt, see on natuke haiglaselt veider. Ja. Ma olen nõus. Ja sellel võib olla terve rida põhjuseid, miks see on aastate jooksul olnud nii katkendlik. Me ei saa kunagi päriselt teada enne, kui proovime temaga rääkida. Aga praegu saamegi siit alustada. See ei jääks viimaseks korraks, kui Kristi politseiga rääkis. Ta teatas politseinikele, et leidis esimest korda toru oma auto küljest välja, ulatumas umbes samal ajal, kui sõnumid algasid, ja arvas, et tema jälitaja võib olla paigaldanud tema autole jälgimisseadme. Nii et ma ei tea, kus ta teda jälitab. Selle põhjal, et ta suutis sinna kohale ilmuda, võin ainult tuletada, et tegu on jälgimisseadmega. Ja ma ei näe ühtegi sõidukit või kui ta just ei hiili kuskilt nurgast välja, sest pole võimalik, et ta kuidagi koosolekule hiilib. Kas sulle ei meenu ühtki autot, mis kogu aeg uuesti silma hakkab, nii et mõtleksid? See on imelik, ma näen seda autot jälle. Või ma tegin taustakontrolli talle ja ma tean, mis autoga ta sõidab, aga ma ei näe seda autot kunagi. See on lihtsalt nii veider kirjeldus. See Camry ja ta võib ka autosid transportida muidugi. Tal võib relv olla ees peidetud. Ja see olekski mu järgmine küsimus. Kas sa oled kindel, et ta tegelikult jälgib sind ja hoiab su silma peal? Või ta lihtsalt räägib asju, mis on piisavalt spetsiifilised, aga samas piisavalt üldised, et sa mõtled, nagu. Nii et ainus viis, kuidas ma suudan mõelda, et ta saaks seda öelda ilma mind ise nägemata, oleks see, kui tal oleks mu telefonis jälgimisseade. Ja mu telefon võttis sõna otseses mõttes signaali üles just selles hoones, ega tuvastanud selle hoone ümber ühtegi teist kaamerat. Aga muidu näiteks, kus ma parkisin ja kuhu ma siis läksin, et öelda, et ma läksin oma hambaarsti juurde, jah? See on natuke imelik. Nii see on nii palju teisi ettevõtteid. Ainuke teine asi on see, et ta oli teinud pildi minu abikaasast, kui ta oma autost välja tuli. Kus? Denveris. Ja ta nagu otsis mind. Nii et see on ainus asi, mis mul on, mis on... Kinnitus, et oleks mind uuesti näinud
Lõpuks koostas Chris Christie kogu juhtunust ajajoone ja jagas seda politseiga. Jah, see on olnud lihtsalt veidi hirmutav, jah. Pean ütlema, et enamasti tead kõik, millega ma varem kokku puutusin, pole ma kunagi sellise tasemega tegelenud, isegi mitte veebis. Ja ma mõtlen endamisi nendele nõuannetele, mida ma oma lastele annan, kui räägin neile kõigist nendest interneti inimestest. Ma mõtlen, et see on väsitav. See on tõesti nii. Ma ei suuda uskuda, et ükski laps peaks tegelema selliste asjadega, mis võivad igast suunast ja igal ajal tulla. See kõik on lihtsalt liiga palju ja see on kindlasti muutnud mind paranoiliseks. Igal pool, kuhu ma lähen, kahjuks. Ei, ma saan sellest täiesti aru. Ja ma püüan endale kogu aeg meelde tuletada, et see ongi mõeldud hirmutav olema. See ongi mõeldud mind ehmatama. Selles ajajoonel käisime me kohtamas 99. aasta suvel. Olgu. Väga lühidalt, nagu kuskil siin oli lahkuminek näiteks koridoris. Ma tegin ka midagi sellist, nagu sa näed siinpool. Viimane kord, kui ma temaga üldse suhtlesin, kui ta üritas minuga isiklikult ühendust võtta ja viimati teda nägin, oli umbes 2001 aasta kevadel. Kõik siin on sama küsimärkidega, sest ma üritan lihtsalt meenutada, kus ma tol ajal elasin ja kas mul olid siis juba lapsed. See on päris muret tekitav, eks. Kus ta ütleb, et me peame koos olema ja tema perele meeldib, et me suhtleme. Ma olin nagu, wow, sa arvad, et meil on suhe? Ma oleksin pidanud talle ütlema, ei kuule, see on minu jaoks tõesti õõvastav, sa pead lõpetama. Ma olen abielus, õnnelikult abielus ja mul on lapsed, sa pead lõpetama. Ja ta muutus väga emotsionaalseks, väga haavunud. Ta ei olnud vihane, aga ta oli haiget saanud, tõeliselt üle võli emotsioonid ja siis ta blokeeris mind, sest sa näed, kui keegi siin Facebookis blokeerib. Ma mõtlesin, et hea. Ja ma blokeerisin tema ka ning siis ma mõtlesin ja siis ma lõpetasin Facebooki kasutamise täielikult enne pandeemiat. Nii et polnud mingit võimalust minuga ühendust saada ühegi vana e-posti aadressi või vana viisi kaudu ja just siis see kõik algas. Olgu. Ma loodan, et see annab aimu, kui absurdne see kõik tegelikult on. See kõik algas täiesti ootamatult uuesti pihta. Ta ei ole kunagi mu mobiiltelefoni numbrit teadnud, sest see number, mis mul praegu on, kuigi mul on see juba ammu, tuli alles pärast neid kontakte, eks. Nii et tal ei olnud kunagi minu telefoni numbrit ega ka minu e-posti aadressi. Pean ütlema, et mul on väga ainulaadne nimi. Mind on internetist väga lihtne leida. Jah, mind on tõesti väga lihtne leida. Ta oleks ilmselt võinud lihtsalt põhjaliku Google'i otsingu teha. Aga mis on oluline, on see, et see algas 2. ja 3. oktoobril. Ainus asi, mis selle juures tõesti häiriv oli see, et ma mõtlesin, mida sa mõtled sellega, et sa otsisid mind üles? Ja ma sain kohe aru, et midagi on lahti, eriti pärast seda viimast suhtlust, kus ma mõtlesin, et sul on ikka päris luulud ja tuled jälle välja, nii nüüd pingutad veelgi rohkem, et mind üles leida. Ja siis, kui ma ei vastanud, ja te näete, see oli esmaspäeva kell 1. Ja kui ma ei vasta, siis kohe järgmisel päeval see lihtsalt jätkub. Lihtsalt palju väga seksuaalselt, otsekohest, väga graafilist, puhtalt provotseerivat juttu. Ja siis proovita mulle tõestada, et ta suudab meid jälgida. Jah. Muide, ta ei maini kunagi mu lapsi, ta ei tunnista kunagi mu lapsi. Isegi siis, kui mu tütar sündis, ta ei tunnista lapsi. Nii et see ongi vist ainus asi, mis minu jaoks töötab vähemalt hetkel, et ma ei usu, et mu lapsed on ohus. Christie mainib politseile ka seda, et tema abikaasa tabas hiljuti kellegi nende garaažist välja jooksmas. Tol ajal teatati sellest samuti politseile. Siin on, kuidas see juhtus. Ma jooksin välja kell 4.15, 4.20. Nii, et ma lahkusin. Ma vaatasin, kuidas garaažiuks sulgub. Mitte tingimata päris kinni. Mu naine rõhutas seda väga selgelt. Jooksin poodi, tulin tagasi umbes kell 4.50, 4.55. Kui ma alla tulin, oli uks lahti. Kas see suurem või 3? 1 2 autogaraaži uks, olgu. Kui ma sisse sõitsin, nägin kedagi. Ma arvan, et see oli mees, aga see käis nii kiiresti, jah. Sinised teksad, hall särk, jooksis välja, hüppas üle mu värava, olgu, ja jooksis sinna suunas minema. Sain aru. Olgu.
Mind huvitab vähem tema jälitamine, kui sisse minna ja vaadata, kas mu lastel on kõik korras. Jah, muidugi. Mu tütar on kindel. Keegi ei tulnud majja. Olgu. Ta ei kuulnud kunagi garaaži uks avanemist. Ta oli elutoas otse selle kõrval. Olgu. Mina ja mu naine testisime teda. Ma avasin ja sulgesin garaaži ukse, aga ta ei kuulnud seda nagunii televiisori tõttu. Kas te märkasite, et mõni tööriist või midagi oleks puudu? See on üsna tavaline asi. Ei? Ei. Kõik põhilised tööriistad on olemas, midagi erilist ei ole. Muidugi, ühtegi tööriista ei ole puudu. Jalgrattad ripuvad kõik endiselt seina peal. Ükski neist ei ole kadunud. Suusad on seal sees, golfikepid samuti. Kõik tundub olevat olemas, okei. Välja arvatud varuvõti. Midagi, mis on siin tõesti oluline. Dan mainib, et perekodus on kaamerad. Kas sul on näiteks uksekella kaamera või muid kaameraid või midagi sellist? Mul on Nest uksekell, me kontrollime kaamerat. Sellel pole midagi. Sain aru, olgu. Pea seda väikest detaili meeles, see tuleb hiljem tagasi. Aga samal ajal peame teile näitama eraldi intervjuud, mille Dan tegi politseiga. See toimus novembris 2023, kui Kristille sai endiselt sobimatuid sõnumeid oma väidetavalt jälitajalt. Ja kiire märkus. Kristilli päris endise poissõbra nimi on Jack. Siiski, tema väidetavat jälitajat nimetatakse mitme erineva nimega, sealhulgas Kickman ja Anthony. Nii et anna mulle siis taust, mida sa Anthony kohta tead. Kui kaugele tagasi? Minu arusaamise järgi käis Kristi temaga juba kuskil 1999 aastal. Nii et ma ei tea, mis iganes infot sul aastate jooksul on. Ta käis tänav enne, kui meie suhtesse astusime. See lõppes siis kuskil enne 2001 aasta suve. Siis hakkasid Kristi ja mina käima. Mina ja tema abiellusime 2007 aastal. Aeg läks edasi, oleme siiani abiellus. Ma tean, et nad olid mingil hetkel Vohtalus käinud, kui me elasime oma vanas majas. Ja jällegi, see on tema logis, mille ta sulle andis. Ta ütles, et tema oli temaga Facebooki kaudu ühendust võtnud, tahtis suhelda. Ja ta oli selle suhtes minuga tol ajal väga avatud, et mees oli ühendust võtnud. Ta võttis sõbra kutse vastu. Tead küll, kellel meist pole sõpru keskkoolist ja ülikoolist, kellega me tegelikult eriti ei suhtle. Siis hakkas ta ütlema veidraid asju, saatma laulusõnu, rääkima romantilistest filmidest. Ta lõpetas vestluse temaga. Ta blokeeris ta ära, ma ei tea, kas tema blokeeris teda. Ja läks minema. Ja iga. Nii sageli. Ma ei saa öelda, et oleks olnud midagi tõeliselt mingid mustrit või teemat selles skriines. Ta võtaks temaga uuesti ühendust. Jälle alati sotsiaalmeedia kaudu. See lõppes siis, kui ta loobus sotsiaalmeediast. Mulle tundub, et see oli enne Covidit, kui ta kustutas oma Facebooki konta. Ja siis sündmuste jada viimaste nädalate jooksul. Okei. Sain aru. Ja millal ta sulle ütles, et ta võttis temaga viimati ühendust? See oli kas 1. või 2. novembril. See oli pärast seda, kui ta oli saanud minust tööjuures tehtud pildi. Okei. Tema. Andis mulle sellest teada, sain aru, okei. Ja esimene kontakt, mille ta temaga algselt lõi, oli 2. oktoobril. Miks sa arvad, et ta selle kuu aja jooksul sulle ei rääkinud? Kui ma püüan meenutada mõningaid üksikasju tema poolt peetavast logiraamatust.
Ma arvan, et see oli õõmastav, aga mitte. Harris. Paljud inimesed käituvad internetis nõmedalt, muidugi. Peale selle olen kindel, et ta on sulle maininud, et meie vahel on praegu keeruline aeg, meil on suhtes raskusi. Nii, see ei tundunud tõenäoliselt nii pakiline enne, kui nii see lõpuks oli. Selle intervjuu ajal muutub Dan emotsionaalseks. Mida ma siis teen? Ma paalitsen. Ja ma teen seda liiga kaua. Kaitsen oma naist. Nii et ma ei saa hakkama, mul ei lähe hästi. Ma näen seda. Ja see viib meid 14. detsembrini 2023. Dispatcher saab kõne Danilt, kes on mures Chris Steele'i pärast. Ta ütles talle, et pidi kohtuma detektiiv Martinezega jälitamisjuhtumi asjus, kuid siis ta lihtsalt lõpetas vastamise. Broomfieldi dispatcherikeskus siin, Mandy. Tere, minu nimi on Dan Krug. Ma ei usu, et see on hädaolukord, aga see tundub tõesti imelik. Okei, kui naine ei vasta sõnumitele ega telefonikõnedele. Ja meid on ähvardatud. Ta pidi täna kohtuma detektiiv Martinesiga, aga ma ei saa temaga ühendust. Kas ma saan? Kas keegi majas saaks Martinesiga ühendust võtta või võib-olla mõlemad? Võib-olla teha kontrollkäik koju. Mis on teie naise nimi? Chris Steele, K-R-I-S-S-T-I-L-E. Olgu. Ja perekonnanimi? K-R-U-G. Olgu. Ta saatis mulle sõnumi umbes, ma ei tea, 3 tundi tagasi. Olgu. Ja ma olen talle sellest ajast mitu küsimust esitanud. Ja ta ei vasta. Mis toimus, kui sa temaga umbes 3 tundi tagasi rääkisid? Kas temaga oli kõik korras? Kas midagi juhtus? Ta palus mul meie tütre koolist ära tuua, sest tal oli vaja kohtuda Martinesiga. Nii et ta pidi tulema politseijaoskonda ja kohtuma Martinesiga. Jah, mida ütleski. Pärast seda kõnet külastas Broomfieldi politsei Krugi perekonna kodu. Üks, saatke meditsiiniline abi ja 110, mul on vaja sundsisenemist, mul on garaažis naine maas. Broomfield Police! Broomfield Police! Kui ohvitser on sees, leiab ta Chris Steele'i garaažist. Teda on pekstud ja südamesse pussitatud. Varsti muutub kogu piirkond täielikuks kuriteopaigaks. Wow! Dan tundub endast väljas olevat, nutab ja on silmnähtavalt ärritunud, kuid kohe tahavad politseinikud uurimist alustada. Ja praegu on palju küsimusi. Kahjuks ei ole meil teile eriti palju vastuseid anda. Aga ma tean, mida sa praegu teha tahad.
See on selleks, et säilitada uurimise terviklikkus. Uurimine on okei, ma arvan, et nad näevad hea välja. Ma tean, et see tundub vale aeg, aga paremat aega pole kui praegu, sest me tahaksime saada nõusoleku läbiotsimiseks, et saaksime uurimist alustada. Ma mõtlen, see on esimest korda. Ja, mine. Kas sa saad aru, mida ma küsin? See tähendab, et me palume luba teie kinnisvara ja kõige selle sees oleva lädi otsimiseks, et ma saaksin teada, kes mida tegi. Kui salvestus jätkub, on näha, kuidas Dan muutub selle olukorra pärast silmanähtavalt ärevaks. Mind on rünnatud. Uurijad korraldavad, et keegi tooks Tani ja Kristi lapsed ära ning viivad Tani tagasi jaoskonda, kus politsei teda üle kuulab. Ja, ma tean, et see on viimane asi maailmas, mida sa kunagi kogeda tahaksid. Me püüame anda endast parimat kõigest aru saada. Dan nõustub andma politseile perekaamerad ja samuti nõustub ta andma oma DNA. Siis uurijad esitavad peaaegu kohe rasked küsimused. Dan avaldab, et arvab, et Chris Steele valetas talle. Mis sa arvad, milline see suhtlus on olnud? Seda. Ja, mis? Pere näitab inimeste saladusi. Ta ei rääkinud neile kõik ära. Ta kaob tundideks ära. See on. Kes? Ma mõtlen. Kas sa tead, mida ma mõtlen? Mitte eriti. Piiks. Sa peaksid saladusi hoidma. Sellest. Peaks piisama. Mida ta ütles, kui sa talle rääkisid? Ütles. Milliseid saladusi sa peaksid hoidma? Seda ta mulle ütleski. Ta lahkus. Ta lahkub ja ongi läinud. Nii et ta eile õhtul. Ei, mitte eile õhtul. Ei, lihtsalt teisipäeval. Ta lahkus 2 tundi varem, et koju jõuda. Ei, pole mingit põhjust. Lihtsalt 2 tundi varem. Ta lahkus pidevalt varem. Tuli hilja koju. Viimane. Kus? Ta ei tahtnud mulle öelda. What'd she say?
tajuses. Mõnikord pidi ta õhtusööbi tooma. Või rääkima Lawrence Oliga. Mitte kunagi otsekohest vastust. Ja ka kiire meeldetuletus. Kruugi perekond nimetab jälitajat mõnikord Kickmaniks, mille kohta Stan selgitab, et selle mõtles välja tema tütar. Sa mainisid varem, et ta ei rääkinud sulle midagi Kickmanist. Milline see oli Kickman? Nii me nimetamegi jälitajat. See ei kirjenda mind. Okei. Tal oli raamat koos Kickmaniga, sest jah, ma mäletan, meil oli see vestlus oli hea lüüa. Ma mäletan, et rääkisin sellest sinuga. Kas sa mäletad seda e-posti aadressi, millest ta sulle ei rääkinud? See on blogis kirjas. Mine. Ma ei pidanud seda nii kaua meeles pidama. Midagi lööb. Olgu. Nüüd on sul lukk. Jah. See. Ma tahan lihtsalt veenduda, et saan ajajoonest jälle õigesti aru. Ta ei rääkinud sulle sellest kuu aega enne, kui see minuni jõudis. Või oli selle aja jooksul, kui see minuni jõudis ja praeguse hetkeni midagi uut, millest sa ei teadnud. Ma ei mäleta, millal ta sinu poole pöördus. Mina olen. Visualiseerin palju. Kickman võttis temaga ühendust. Oktoobri alguses ta ütles mulle pärast Halloweeni, kui ta sai minust pildi. Ja taas usub Dan, et see väidetav jälitaja on Jack Holland, kellega uurijad muide räägivad Chris Steele'i mõrvapäeval. Ma küsin sinult paar nime, et näha, kas sa tunned mõnda neist. Okei, kas oled kunagi kuulnud nime Crystal Krug? Võib-olla oli ta sinu teada Grimsrud. Ja kas sa tead Daniel Krugi? Ei, kuidas sa Crystalit tunned? Ta oli mu endine tüdruksõber. Ta on mu endine tüdruksõber. Kui kaua see oli? Nagu kui kaua aega tagasi? 1999. Nii et üsna ammu. Ta oli minu päris esimene tüdruksõber üldse. Okei. Millal sa viimati Crystali rääkisid? Kas sellest on juba tükk aega möödas? On sellest juba tükk aega möödas? See on nagu sellest ajast, kui sa Durangost ära kolisid. Jaa. Ja see oleks siis olnud millalgi 2014 aastal, eks? Jaa. Kas sul on pärast seda olnud kellegagi sealt piirkonnast kontakti või on keegi sinuga mingil ajal ühendust võtnud? Ei. Ma annan sulle telefoninumbri. See on Broomfieldi politseijaoskonna seersandile. Olgu, ta sooviks, et sa temaga ühendust võtaksid ja temaga räägiksid. Hästi. Neil oli seal üks vahejuhtum. Ma ei tea seda vahejuhtumi täielikke üksikasju, nii et lasen tal sellest sulle ise rääkida. Ta palus meil siia sinu koju tulla ja sinuga rääkida. Nad arutasid seda, et sul on Broomfieldi politseiosakonnast aktiivne vahistamismäärus. Ja nad arutasid, kas nad lasevad meil sind vahistada või mitte. Nad ei lase meil sind selle alusel vahistada. Ma annan sulle teada, et sul on Coloradost vahistamimäärus. Ja sa saad selle seersandiga selle üksikasjade üle rääkida, kui see on arusaadav. Kui sa talle helistad ja temaga räägid. Nagu sa ilmselt sellest videost aru saad, oli Jack politsei ülekuulamise ajal joobes. Aga ta tundub ka šokeeritud. Ma ei tea, mis ma seda tegin. See on lihtsalt sellepärast, et sul on see kehtiv vahistamismäärus, ma ei tea, jälitamisega seotud vahistamismääruse detaile. See on šokeeriv asi, sa võid temaga sellest ka rääkida. Kui sa sellele numbrile helistad, siis see on tema mobiiltelefon. Räägi lihtsalt temaga. Hiljem tõendid näitasid, et Jack polnud Chris Steele'i surma ajal Broomfieldi, Colorado lähedalgi. Ta ei saanud teda tappa. Ja seda rõhutab politsei ka Danile. Kickman on 6,5 tunni autosõidu kaugusel. From here. Siit.
Pole mingit võimalust, et oleks selle sõidu jõudnud teha. Kui ta oleks lennanud, oleks meil selle kohta mingi jälg. Aga FBI, TA, sisejulgeoleku ega ühegi muu ametkonna lennuandmetes pole midagi sellist kirjas. Ja tegelikult leiti ta oma kodust tugevas joobes. Kogu selle aja mind oleme teda otsinud, et talle lähenemiskeed kätte anda ja te leiate ta alles täna niimoodi. Sest ma olen sind kahtlustanud, aga ma ootasin, et need andmed tagasi jõuaksid. Ja on ka vale jälgi ajanud. Sina. Mina, see kõlab nagu... See kõlab nagu sa süüdistaksid mind. Meil on palju teavet, mis viitab sinule. Ja me lootsime, et sa suudad anda mõne tõsiselt võetava seletuse peale selle, et see polnud mina. Pidin selle helikatke siia lisama, et näidata, kuhu uurijad suunduvad. Aga ma lähen juba ette, nii et vaatame samm-sammult, kuidas me selleni jõudsime. See on teine osa Danny ülekuulamisest politsei poolt Chris Steele'i mõrvapäeval. Mul on praegu 2 erinevat häält peas korraga. Molan. Minu vend Matthew ja ma mainisin teda. Ta on šerifi leitnant. Ja mul on tema hääl, mis ütleb vägipolitseiga. Ja tüüpiline politseiniku ülestunnistusi kuulav abielus prokurör. Nii et mul oli Limmi hääl peas, mis ütles kao siit minema. Ma ei taha olla telefon, ma lihtsalt ei taha olla telefon. Uurijad lugesid Danile tema Miranda õigused ette ja happasid siis esitama talle tõeliselt raskeid küsimusi. Mis teie vahel toimub? Sest tundub, et teie suhtes on olnud palju pinget. Meie olukord ei ole hea. Algü. Meie olukord pole juba mõnda aega hea olnud. Algü. Ma ütlesin talle, et tahan nõustamist. Ta ütles ei. Ja millal see oli? Ultimaatumi kaudu. Ammu, jah. Maja. Maja. Ilmekus. Meil on ühine rahakott. Me kasvatame lapsi koos. Meil on siiski eraldi magamistoad. See ongi umbes see koht, kus me oma suhte tõusude ja mõõnadega praegu oleme. Algü. Nii et see on raske seda mitte öelda, aga las ma ütlen seda välja. Muidugi. Nii et peale laste teemade pole meil juba mõnda aega eriti vestlust olnud. Ma ei mäleta, kui kaua see juba kestnud on. See tegi mulle haiget, et ta ei rääkinud mulle jälitajast, kui see algas. Aga ta kaasas mind kohe, kui ta saatis talle minust pildi. Ma arvan, et see oli nagu kirst tordil. Halloween. Algü. Ta rääkis mulle sellest järgmisel päeval. Ja ma olin kindlasti haiget saanud ja vihane, et ta seda saladuses hoidis. Ta ütles, et oli usaldanud oma meest. Ja nii oligi. Kas ta kunagi ütles sulle, miks ta seda sulle ei öelnud? Sest ta oli Hollywoodis au sees, okei. Ta ei olnud heast vaimses seisundis. See pole vist päris õige väljend.
Nii et ta avas endale rohkem. Nagu tead, kui ta mulle ütles, tahtsin ma tema logidele ligi pääseda. Tahtsin teada, millised olid vestlused Martinesiga. Ja sel hetkel andis ta mulle kogu info. Ning ma nägin neid kohutavaid sõnumeid. Ma nägin seda kuulutust. Cozy jama. Ja siis hakkasimegi meie koos plaani paika panema. Jälle, tead küll, mida me teeme, et kaitsta perekonda, kaitsta lapsi, tead küll, panime paika ohutasemed. Nii et meil oleks selline tegevusplaan. Me võiksime lihtsalt öelda, et oleme tuumatasemel, see tähendab täielikku lukustust. Oleme punasel tasemel, see tähendab seda. Ma jõudsin punkti, kus see polnud ultimaatum, aga see oli nagu mul oli tema partnerina, et perekonda kaitsta. Aga see ei tundunud nagu partner, kes hindas mind. Ja ma ütlesin talle sel hetkel, ma ütlesin talle, et ma ei taha surra kellegi eest, kes minust enam ei hooli. See on tõesti raske. Ja ma ütlesin talle, et ma tahan lahutust. Ja millal see vestlus toimus? Nädalaid tagasi, enne tänupiha. Okei. Ja kuidas ta sellele reageeris? Pahasul. Jumsalgalt. Peamiselt viha selle üle, et ma seda teema üles võtsin. Pidi teiste asjadega, mis toimuvad. Nii et ta ütles, et ta ei taha sellest rääkida enne, kui kõik on läbi. Ja siis ta jäi vaikseks. Ja me lihtsalt istusime selles vaikuses. Nii et me vaheldumisi rääkisime sellest, kuidas lapsi kaitsta, kuidas maja turvata, kuidas protsessi alustada. Kas ma võin küsida, mis sa arvad, mis täna Kristiiliga juhtus? Mis sa arvad, mis on sinu teooria? Ma ei tea. No sul peab mingi olema. Mõtlen, kindlasti sul miljon erinevat mõtet peast läbi käinud. Mis sa arvad, mis juhtus? Ma olin lahkunud. Tema oli köögis. Tal pidid olema need kohtumised, mis tal plaanis olid. Ja siis ta ütles, et tal on sinuga kohtumine. Aga sina ei tea sellest midagi, nii et mul pole aimugi, mis see on. Mis ta nimi on, see teine detektiiv? Ütles, et kaamerad olid väide lülitatud. See ei tohiks juhtuda. Ainus viis, kuidas kaamerad saab väide lülitada, on rakenduse kaudu. Üks meist on nupu alt on. Interneti katkestus, see põhjustab midagi. See ei lühita neid väide. See lihtsalt katkestab ülekande mõneks minutiks. Ta ütles, et need lülitati välja. Ja ühen neist paistab midagi peal olevat. Nii, ma mõtlesin, keegi hakkas tema vastu tegutsema. Ma ei tea, kes kurat see on. Ta on kusagil majas. Festinärviline partikuer. Tal on relv, mida ta endaga kaasas kannab. See on alati ühes 3 kohast. Ma arvan, et tegelikult 4 kohas. See on kas tema juures. Tal on nüüd vist 3 erinevat kabuuri. See on kas tema juures, kui ta on oma kontoris, siis on see otse tema selja taga olema arhiivikapi peal. Kui ta on kuskil mujal esimesel korrusel, siis on see
siin kõrdelite taimede kõrval avati. See on kas siin või kui ta on üleval korrusel, siis seisab see voodipeatsi kõrval. Nii et? Ma mõtlesin, et keegi tuli ukse juurde. On jõuluaeg, minu Amazoni pakid tuuakse iga neetud päev. Keegi tuli ukse juurde. Ta tavaliselt jalaust. Aga ta pidi seekord ukse avama, sest ta lihtsalt pidi. Nii et minu peas on lugu selline, et keegi tuli ukse taha. Võib-olla ta läks välja paki järele. Ja nad pidid sisse tulema. Ja ta on võitja, ta on... Shit. Tügev. Ta oleks võidelnud. Sellepärast ma hoiatasin nii, kui ma olin maja juures. Ja ma küsisin, kas ta jõudis mõne lasu teha. Tal on relv. Ta just läbis varjatud relvakandmise koolituse. Tal on aeg kokku lepitud, et saada oma luba. Ta pidi olema üllatunud, aga kahtlemata ta võitles. Siin tuleb mängu Kruugi perekonna kaamerasüsteem. Ajal, mil keegi oleks olnud koos Kristiliga kodus, toimus seletamatu internetikatkestus ja ühel kaameral oli vaade takistatud, just kui keegi oleks pannud midagi kaamera objektiivi ette. Kuidas sa siis seletad, et kaamerad olid välja lülitatud? Kui see on mingi salapärane mees. Sest ma olen ka isa kindel, et Google suudab meile öelda, milline seade need kaamerad välja lülitas. Aga neid ei saa armastada. Mina ei pannud neid tööle. Aga see pole veel kõik. Nii et osa sellest teabest, mida oleme täna saanud, on natuke, ma ei tea, muret tekitav, ma arvan. See Gmaili konto, millest ja sa saad täpsemalt rääkida. Ja see tekstnavi number, millest me rääkisime, see number, kus ta alguses Kristile sõnumi saatis. See Gmaili konto, Kikmani konto, mille ta alguses saite koos sinu fotoga ja see telefoni number, need kõik pärinesid sinu kontori IP aadressidelt. See ei ole üldse loogiline. Noh, ta tegi minust selle foto minu kontoris. Õige. Aga mõlemad need kontod pärinevad IP aadressidelt, mis viitavad sinu kontorile. Ma ei tea, mida sellega peale võtta. Noh, räägi meile sellest IP aadressist. Kas sa tead midagi selle võrgu või millegi kohta oma töökohas või? Mina tegelen rahaga. Ja, ma tean, aga siin, usu mind, ma ei tea tehnikast midagi. Sellepärast ma kogu aeg vaatan tema poole, et ta seda jama seletaks. Ma ikka veel ei tea, kas siin on mingi... Aroomas. Töötajatele on kogu hoones Wi-Fi ühendus, ning kogu hoones on ka avalik Wi-Fi ühendus. Okei. CDPHE guest, ma arvan, et see ongi. Ja me paneme paroolid sõna otseses mõttes igasse koosolekuruumi üles. Okei. Mina juhatasin eile juhatuse koosolekut. Ma saan selle video sõna otseses mõttes üles otsida, sest ma pean selle salvestama. Ja ruumi taga laual on hiiglaslik paber, kus on kirjas, mis on MIFi nimi ja mis on parool. Okei. Mis on sinu laual oleva arvuti IP aadress? Mina seda sulle öelda ei oskaks. Siis pöördub intervjuu justkui Danny vastu. Sest ma viskan selle idee välja. Tead, Antoni on temaga varem korduvalt ühendust võtnud. Ta on olnud selles osas väga avameelne, jah. Viimane kord oli umbes 2016.
Ühel hetkel küsis ta temalt, kas ta tahaks seksida. Ma arvan, et ta on tema poole mitu korda pöördunud. Õige. Nii et järgmisel korral, kui tekib kas või vähimgi kahtlust truudusetuses, olgu see siis Antoni või kellegi teisega, võime luua konto, et näha, kas saame luua näilise identiteedi või vaadata, kas Kristile on tegelikult Antoni vastu huvitatud. Nii et me küsime temalt ja kompame piire veidi ning vaatame, kas see kinnitab meie kahtlusi truudusetuses. Sa ei saa enam seda vastust ja avatust, mida varem said. Umbes 28 päeva jooksul 2. oktoobrist kuni 31. oktoobrini. Nii et sa keerad linti veidi peale. Saada talle endast foto enda loodud konto kaudu. Vaata, kuidas ta reageerib. Ma mõtlen IT-osakond, tegelikult ma võin minna uurima, kuidas meil nende andmetega on. Aga paljud neist asjadest lähevad läbipaistma. Ma lihtsalt loodan, et me saame vähemalt olla nende asjade suhtes ausad ja nõustuda, et võib-olla see algas nii, nagu sellest räägiti ja siis võib-olla muutus see millekski muuks. Sest ta viitas sellele, et ma paneksin oma lapsed. Me harjutasime lastega, mida teha, kui me nad üles seame. Et nad pidid paadidesse minema, nad pidid armastama. Ma uurid lastele nõustamise võimalusi. Pean välja mõtlema, millal sellega alustada. Ma saan aru, millist narratiivi sa kokku paned, aga sa ei lase oma töötajate minu lastega nii häitada. Aga ma arvan, et see, mis täna juhtus, viib sind lõpuks oma lastele nii lähedale, kui sa oma mõtetes kunagi oled olnud. Ma olen oma lastele väga lähedane. Ma viin Ellat tantsutundi. Ma aitan tal koos lihaseid treenida. Mina ja Malcolm mängime oma mänge. Teist magada minu kõrval, mitte Kristile kõrval. Mina ja Lorelai. Ma loen talle Harry Potterit. Ma armastan neid. Ma armastan neid. Ma jumaldan oma lapsi. Ja sul on vabadus nendega koos veedetavast ajast ilma jääda, kui sa lahutuse saad. No siis anna meile mõni teine seletus. Kui me teame, et see ei ole Kickman. Kui sa vaataksid neid fakte ümpäis filmis lahti rullumas, mida sa ütleksid, et juhtus? See suutis kaamera välja lülitada, see pääses higi parooliga kaitstud süsteemile, et kaamera välja lülitada. See suudis kasutada sinu töökoha IP-aadressi kontode loomiseks, sõnumite ja fotode saatmiseks, et tegutseda jälitamise kahtlusalusena. No ütle mulle meid, aita mul sellest aru saada. Ma ei tea, mina ei ole see, kes seda teeb. Ma olen töö juures analüütiline. Ja mina loen ja kirjutan ilukirjanduskodus. Mina ei tee seda. Ma ei tegele krimidraamaga. Ma ei tea, mis see on. Ma tahan minna oma laste juurde. Ma olen seda advokaatidele selgitanud. Minu pere puhul, kui halvad asjad juhtuvad, isegi kui tead hajulata mu lapsi näha. Kas me oleme siin lõpetanud? Kas me oleme siin lõpetanud? No see oleneb sinust.
ma mõtlen, et ma arvan, et meil on ikka veel palju vastamata küsimusi. Aga ma mõtlen... Ma tahaksin teada, mis täna hommikul juhtus. Ma tahaksin teada, Mis põhjustas, mis pani sind nii endast välja minema, et sa oma naist vigastasid, sest ma usun, et just see juhtus. Ma usun, et sa oled olnud. Sest ühtegi muud loogilist seletust ei ole. Ma tahan teada, mis temaga juhtus. Kas ta osutas vastama? Kas ta jõudis tulistada, kus ta oli? Mul on siin Linda, kes ütles, et nad tegid garaažis elustamist. Ja see on kõik, mida ma tean. Nii et räägi mulle. Kas ta võides? Kas ta jõudis tulistada? Kus ta majas on? Ei tea, sest me pole seal käinud. Ja ainult üks inimene selles toas saab meile öelda. See olen mina, detektiiv Gonsalvo, ja ma olen siin teiega olnud. Ma arvan, et te teate vastust kõigile neile küsimustele. Ja ma arvan, et tõendid näitavad meile seda, aga me ei ole seal, et neid vaadata, sest me loodame, et te räägite meile tõtt sellest, mis juhtus. Ja lõpuks näita oma naisele, et sa tõesti armastad teda, olles selles kõiges aus. Peab olema keegi teine. Peab olema. Sa oled minult küsinud, nagu kas sa suudad kokku lugeda mitu korda. Kas sul on poissõber? Kurat, peab ju olema. Miks poissõber ta tapaks? Sest kui poissõber tahtis temaga koos olla, ma ei tea. Ma olen palju krimidraamasid näinud. Ma tean, et sina ei ole. Aga kui poissõber tahtis temaga koos olla, siis ta tahaks sind kõrvaldada. Ja ma ei usu, et nad võiksid sind temaga segamini ajada. Või temaga, ma mõtlen. Ma ei usu, et te näete sarnased välja. Nii et ma mõtlen, miks peaks poissõber, kes on veedab aega koos, kasutame sinu teooriat, tõenäoliselt seksib, tõenäoliselt on hea seks, sest see on afääriseks. Sa tead tõenäoliselt. Kuulab teda rääkimas, kuidas ta tahab sinust lahutada ja teeb plaane lahutuseks. Miks ometi peaks poissõber siis tema juurde tulema ja ta tapma? Ma ei tea. Võib-olla ta ehmus viimasel hetkel. Võib-olla ta oli sellest väsinud. Võib-olla ta pidi, ma ei tea. Ma arvan, et sa said kinnitust või said teada, et tal oli poissõber täna hommikul või juhtus midagi, mis ajas sind vihaseks. Ja sa tegid midagi, mida sa nüüd kahetsed, sest sa ei saa enam tagasi minna. Ja sa saa enam tagasi minna. Tead küll, teda salaja jälitama või teeselda, et oled tema jälitaja või teha plaane. Tehes koostööd üksteisega, kuigi see pole romantiline. Tehes koostööd üksteisega, et koos Kikmani vastu võidelda. Ma arvan, et just nii see juhtuski. Ja ma arvan, et on kahju, et sa ei ole selle suhtes ausam, sest sinu naine väärib seda. Ma olen vastanud kõigile sinu küsimustele, millele ma oskan vastata. Palun anna mulle teada, millal ma saan oma majja tagasi minna. Ma peab välja mõtlema, millise koti ma selle kõige jaoks võtan. Ma pean oma laste eest hoolitsema. Sul on oma teooria. See on vale. On ei õige. Varsti pärast seda saab intervjuu läbi. Jan lahkub, kuid enne seda jääb ta kehakaamera videosse. Lihtsalt ära lõpeta mujalt otsimist. Midagi. Lähen. Mind ei huvita seda tavata, ma lihtsalt tahan, ta võttis mu last tema ära. He took my children's
ma ei saa talle kunagi kogu seda teraapiat hankida. Leiad üles. Mind ei huvita, kas sa tabata. Mind ei huvita, kas sa tabata. Leiad üles. Ma ei tea, kas ta oli lihtsalt tühi. Ma ei tea, millest ma tunnistan. Kui sind süüdimistatakse. Ma ei tea. Leegi ta üles. Ära lihtsalt eelda, et see olen mina. Ta otsib. Ma ei tea. Me ei anna alla, me ei lase sellest lahti. Täna õhtul, nagu ma selgitasin, kõik faktid osutavad ühes suunas. Aga see ei tähenda midagi. Professionaalsest vaatemõrvast nägin ma just seda. Kuid lõpuks arreteeritakse Daniel Krug. Talle esitati süüdistused esimese astme mõrvas, jälitamises ja identiteedivarguses ning esinemises kellegi teisena. Ta läks kohtu alla 2025 aasta aprillis ning vandekohus leidis ta hiljem süüdi esimese astme mõrvas ja jälitamises. Ta on sellest ajast saadik mõistetud eluaegsele vangistusele ilma võimaluseta tingimisi vabastuseks. Ja sellega tänane skandaali episood praeguseks lõpeb. Kui sulle meeldis see, mida nägid ja tahad rohkem näha või minuga sotsiaalmeedias ühendust võtta, siis leiad mind näiteks Instagramist nimega Sierra Gillespie. Aitäh, et vaatasid tänast skandaali episoodi. Nagu alati olen sinu saatejuht Sierra Gillespie ja kohtume juba järgmisel korral.